Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Räägime veidi ka maakontuurist. Et see on üldteada fakt, eks ole, täna, et me paneme ta meetrise vahega ja meetri sügavusel, eks ole. Puuraugud on veidi võib-olla teine teema. Aga kui meil on krundil on, või ütleme kinnistul on puid, siis me tegelikult, kas see välistab maakontuuri paigalduse või on ikkagi teatud võimalus olemas? Ja parem võtame ikka puud ära. Aga... Teeme, kogu maa tuleb katta terrassiga. Ühtse terrassi alla ka nagu ei sobi, et ikkagi maakontuurile see energia tuleb päikesest ja sademetest, et me ei saa nagu ära peita. Ja kui me puudest räägime, siis me peame puudest mööda panema. Mööda minema, eks selle tegelikult puurinnas mõõdu kordaja arved, sest tegelikult selleks on olemas vist ka Eesti Vabariigis olemas lausa standard, eks ole, jah? Ja kõik kaevamehed teavad, aga enamus tahab neid ka ise panna, et hoiame kokku ja paneme ise selle toru maha. Okei. Ja sealt võivad jällegi hakata jõuksed huvitavad probleemid pihta. Kontuuri pikkusega, eks ole, see 400 meetrit, maksimaalselt 450 meetrit ühe kontuuri pikkuseks on maksimum. Et katsuks vältida seda, et me teeme mingisuguseid 600, 700 ja 800 meetriseid kontuure ja loodame... Aga kõik toru, mis on, tuleb ju maha panna. Ja kui meil satub suurem rull, siis paneme kogu rulli, läheb pikemaks natuke. Okei. Nii et ikkagi mingisugused normid ja mõtestatud tegevused on ka siin. Et kui nüüd, võtame näiteks aluseks, meil tuli muuseas eri pikkusega kontuurid. Kui meil satub eri pikkusega? Toru lihtsalt on eri pikkusega. Jah, satub, et kuskile sai 200, kuskile sai näiteks 400 meetrit. Jah, siis juhtub. Siis võib juhtuda selline asi, et vesi või piiritus käib meil eri teed pidi, et ta ei taha käia sealt pikemast mitte kuidagi läbi. Ehk siis elekter, vesi ja osad inimesed lähevad sinna, kus on lihtsam minna. Jaa, täpselt. Nii. On sul näidata äkki midagi? Jaa, on näidatud, et hästi palju pannakse kattemajadesse siis maakollektoriks selline ise tehtud asi. Väga hea, et me saame kollektorid eraldi sulgeda, aga ühest ringist ei taha nagu vesi üldse läbi. Et kui mul on siin, ütleme, 200 meetrit taga ja siin on 400 meetrit taga, siis mis sunnib minema vetsile 400 meetrisse kontuuri? No nagu üldse ei lähe ja ei tahagi minna ja siis ongi, kõik on pahasti, et maaküttepump ei tööta, võtab palju rohkem kui mõni split ja ongi jama. Ehk siis tegelikult meil käib kogu see maakütte kurnab ühte ringi. Ühte seda väikest ringi läbi. Just. Aga et seda vältida, võiks kasutada nagu väljamõeldud kollektorid. Siin on meil need flowmeetrid peal, me saame panna mõlemad ringid ühtemoodi läbi käima ja meil ei ole sellist probleemi. Siis, et erinevad ringipikkused on. Ehk siis me tekitame väiksemale ringile suurema takistuse. Täpselt. Töötab ju nagu küll. Ja see on nii väike asi, et muidu pruugi teada saada, mis värk on. Ja me tegelikult ju silmaga ei oska, muul juhul ei oska läbi voolu tegelikult ju mõõta. Ei saagi, jah. Just. Et osavavad mehed panevad ka endale neid liiniselda ventiile, aga siis on küsimus, kas kõigil meestel on ka need masinad, millega mõõta seda, eks ole. Ja häälestada, eks ole. Ja, täpselt. Nii. Kas vist oleks ka tegelikult tark kogu see maakontuuri torustik tehnoruumi mahus isoleerida? Ja, täpselt. Et kui ei tee, siis meil on nagu igavene kosk on kogu aeg. Jah, me kondenseerume, torustik kondenseerub, vesi on põrandal. Tavatarbijale tundub, et midagi katki, liited tilguvad. Tegelikult on tegemist, eks ole, kondenseerumisega. Millega sa isoleeriksid tegelikult? Või millega oleks mingi mõistlik isoleerida? Selles ilmselt villaga mitte ju. Ei, villaga ei saa, et on olemas sellised sulgkummipoorsed materjalid, millega isoleeritakse, et ei saa õhktorule ligi ja see peab olema korralikult liimitud ja täpselt, nii saabki hea. Just nimelt see liimimine. See tagab selles, eks ole, et meil ei teki seda kondensaati selle toru, pinna ja isolatsiooni vahel. Just. Eks. Muidu kui me paneme sinna lihtsalt peale selle, nii-öelda rahvakeeles armafleksi, eks ole, siis tegelikult me ju ei välista seda kondenseerumist endiselt. Täpselt. Nii on. Tihti lugu on olnud, kui vaata, osadel pumpadel on kasvas nivoopaagid. Nivoopaagid. Plastikust, eks ole, selline paariliitrine nivoopaak ja tegelikult justkui nagu toimib ka. Me räägime, just ennist rääkisime siin vee paisumisest ja paisupaakide vajalikkusest, eks ole, rääkisime, et me soovitaksime panna maakontuurile, eks ole, selles mõttes selle kummikotiga paisupaagi. Nivoopaak versus paisupaak, eks ole. Et justkui nagu töötavad mõlemad.
aga töötavadki, aga No juhul- mina isegi ei tea, miks kuradi pärast nad isegi kaasa annavad ja kõik nad paika panevad, eks ole. Tegelikult vist on nagu põhimõte selles, et kui meil on väga-väga stabiilne maakontuuri temperatuur, ehk siis me räägime puuraukudest, energiapuurkaevudest. Seal meil temperatuuri kõikumine on väga väike, et seal... Paisumist on väga vähe. Ja, et seal ta nagu sobib ja ongi okei, aga kui me nüüd räägime maakontuurist, horisontaalsest kontuurist, siis seal temperatuurid kõiguvad, me võime sealt suvel 120 kraadi, on meil jahutus ka, me võime 130 kraadi ja siis meil see vedelikul on vaja paisuda ja kui meil on siis nivoo paak, siis me laseme kaitseklapist teile välja ja siis kisume kuskilt õhku ja siis ongi igavene õnnetus kogu aeg. Me imestame, mis pärast on, eks ole, maakontuuris on sügisel õhk, ehk siis hapnik sees. Nii et ikkagi soovitus on tegelikult... Kasutame õigeid asju, kasutame paisupaaki. Soovib mulle. Kaitseklapp loomulikult, eks ole. Kaitseklapp üle rõhu jaoks. Ja kuidas sa suhtud niisugusesse keermesliitmetesse? Me kasutame, eks ole, maakontuuris PEM-toru. Kasutame. Nii. Ja keermesliidet kus kohas siis mõtled maa sees? Jah. Maa sees me peaksime ikkagi keevitama need liited kokku, et on väga palju juhused, kus need keeravad lihtsalt ennast lahti. Maa sees. Pane tugevasti, kui tahad, keeravad lahti. Seda enam, et maa sees on ju õhukese sinane toru, et seda keermisliitmetega kokku, et siis nad ei ole ikkagi täpselt selle seina paksusele kasutavad seda hülsi, siis sinna tuleb ise midagi leiutada, et originaalis pole neid asju olemas. Ikkagi keevis? Ikkagi keevitas. Vältige igasugust keeret maa sees, sest pärast seda... Ärge tehke ise neid remontitöid. Ja pärast seda kohta üles leida maa sees, kus kohas see keere nüüd lahti läks, on üsna meeleolukas ettevõtmine. Ja, et laseme teha tööd professionaalidel. Eks, ja. Sellega on... Nii palju siis maakollektoritest ja nende paigaldusest. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata... Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.